kolme teine poolaasta algas hästi, lõppes väga halvasti. hooaja ellu pandi ülesandeks 3 hulka saada ja hooaja keskel muutsime selle võimalusel pääseda teise liigasse. Aga jah, ütleme siis viimase kuu ajaga, kui meil oli 6 mängu, mängisime oma esikoha maha ja sinna hulka ka läks teine koht, 3. koht. Jäime 1 punktiga 4. Ja kuidas seda täpselt sõnastada, et miks viimase kuu ajaga kaotasime või viigistasime need mängud, mida oleks võinud võita või pidanud ka võitma, siis eks seal on mitu põhjust, et treeningutest osavõtt suvel on esimene, millest saab kõvasti juurde panna. Siis erinevad vigastused ja ärakolimised ja kõik see muu, et ei olnud enam vastavaid mängijaid, kes olid hooaja esimene pool nagu selle meeskonna juures, on teine põhjus ja 3. oli ka see, et osades mängudes nagu me ei suutnud leida seda vaimu, millega seda viimaste minutite võitu kuidagi kätte saada, mis me esimene poolaastal suutsime teha 4-5 korral, kus viimase 5 minuti jooksul võitsime mängud ära. Nüüd oli niimoodi, et teine poolaasta hooaja lõpus me enam ei suutnud neid otsustatud väravaid lüüa. Ja selle meeskonna plussiks oli just hooaja lõikes välja arvatud, sest viimane kuu oli see ühtekuuluvus, taktikaline võib-olla valmisolek mänge võita läbi oma tugevuste ja vastaste nõrkuste. Ja ka meeskonna see sisekliima oli okei. Ja hooaja lõpus, kui tähtsad mängid olid puudu, siis oli kõik need asjad olid rasked, et mängisime põhimõtteliselt ilma keskkaitseteta mõne mängu või ilma väravaita 2 mängu lõpus. Et hooaja lõpp oli selline ütleme kangutamine ja kui sa kangutad, siis ega head nahka lõpuks tavaliselt ei tule, et ükskõik mis spordiga see teeb. No rõõmu selle Kalev 3 juures pakkusid see, et väga paljud mängijad sealt astusid nagu individuaalselt päris korraliku sammu edasi, et mõni tuli otse, ütleme Kalev 2 võis ka läbi nagu tulla ja jõuda siin esimese piiri peale. Mõni mängis nii mõnedki mängud tubli eest kaasa Kalev 3 mängija, keda hooaja eel ei osanud nagu arvata, et võiks mängida. Ja ütleme see nagu meeskonna ühtsus oli nagu see trump, et millega nagu mängudel käidi, trennides käidi, et ja hooaja lõpus siis see langes nagu, et see oli selline nagu pluss ja miinus, et ja väga palju noori mängijaid tuli see aasta nagu juurde ja osad mängisid rohkem, osad vähem, et just väga palju noori mängijaid, kellel hooaja lõpus, kus nad pidid juba põhiraskust hakkama vedama, siis see poole pealt näiteks, et meiega liitus ründaja, kes esimest aastat nägi see aastale selle Coca Arenat või selle kompleksi pole elus seal käinudki ja lõi, ma nüüd peast ei mäleta, aga ma pakun umbes 20 väravat, pluss Kalev 2-st lõi ka veel ikka mõnegi värava. Ja et näiteks tema nagu see täiesti nullist tulek selliste tasemel oli väga positiivne. Siis noormängijad, kes seal alustasid, et Mägiste, Lunde, ütleme, ma ei hakka kõiki siin välja tooma, et nemad olid, kes jõudsid nagu esimese piiri peale välja, et kellegile pärast unustan ära, et ei hakka liiga tegema, et areng oli päris okei, ja ka see, et me lasime endale küllalt vähe väravaid lüüa, nagu siis, kui oli meil okei, ja mängudest mulle meeldisid, et minu arust oli selle liiga 2 tugevat võistkond olid Karstrovanni Soema ja Retrokoondis, et just oma mängiti individuaalsete oskuste poolest. Ja siis Pirita jalgpalliklubi Reliikvia just oma meeskondliku mängu poolest, et väga jõuline, aga samas ka aus mäng, et täiesti teenetud esikoht. Ja võib-olla parimad mängud tegime teiseks tulnud Ello Hundi vastu, keda võitsime
siis 2 mängu kokkuvõttes, kas oli 9-1 või midagi või 10-1, ma ei mäleta täpselt, et 2 mängu kokkuvõttes. Et ja mängud, kelle vastu me üldse nagu ei õnnestunud, olid võib-olla sellised meeskonnad, kes nagu väga ise rünnata ei taha ja istuvad enda kastid, et oli meil raskusi väravate löömisega. Siis kui vastane on väga-väga füüsiliselt suur ja mängib enda kastid, et meil ei ole nagu selle füüsilist jõudu ja sellist individuaalseid oskusi, mille pealt nagu sealt läbi mängida. Ja põhiprobleem arvatavasti oligi läbi selle aasta ja on ka varematud aastad ja arvatavasti ka järgmistel tuleb see läbivaks teemaks on viimase kolmandikul mäng vastase poole peal, et kuidas seda viimast sööta või lööke ja väravaid lüüa, et seal on vaja individuaalseid oskusi ja